Ideaalne raamatupidaja koostööpartnerina on see, kes näitab palju huvi välja, et audit saaks tehtud, muretseb, et materjalid oleks saadetud ja samuti on alati meie igale küsimusele avatud. Avatud, kindlasti proaktiivne, küsib ise, helistab ise, ei oota ära, kuna audiitor midagi tagasi kirjutab ja teeb kindlasti eeltööd, kui tal on küsimusi. Kõige ootamatum asi raamatupidajate juures on see, et nad oskavad ka nalja teha. Ja teine asi on see, et neil on rohkem värvilisi markereid kui disaineritel. Jaa, see oli ma arvan 10 aastat tagasi, kui ma sain seenioriks KPMG-s. Läksin siis oma uude klienti, partnerid olid selle võitnud suure tööga ja siis esimene asi, kui ma uksist sisse astusin, ütles pearaamatupidaja mulle, kuule Siim, ma valisin välja, millised kontod on olulised. Ma tean täpselt, kuidas audiitorid arvutavad olulisuse välja ja seetõttu ma saadan sulle ainult pooled andmed, sest minu arvates pooled kontod pole olulised. Kui ma mõtlen oma juuniori aastatele tagasi, siis ajad on ikka väga palju muutunud. Kunagi ma käisin skänneriga kliendis ja väga palju paberit oli, aga nüüd on ikka lood hoopis teised, e-arved, väga palju automatiseerimist. On väga palju muutusi toimunud andmeedastuses. Digitaliseerimine on toonud kaasa selle, et andmed liiguvad palju kiiremini. Siis kui mina raamatupidaja olin, siis oli pilv pigem ilmastikunähtus kui töövahend. Ja ma arvan, et ka AI ajastul on vaja, et keegi ütleks robotile, et see kulu ei ole projektiga seotud. Soovime teile edukat koostööd audiitoritega, probleemivaba raamatupidamisprogrammi ja lihtsalt ilusat päeva teile. Kallid raamatupidajad, hoidke lippu kõrgel, ärge kartke kunagi audiitoritele helistada ja koostöös saame kõik raamatupidamise aruanded korda.